Mõni aeg tagasi, täpsemalt öeldes isadepäeval, oli meie saates eetris lugu koristusrobotist ja tuleb välja, et teema on inimeste jaoks hästi põnev ning huvipakkuv, sest huvi on nende masinate vastu olnud suur. Ning üks küsimus, mida hästi palju küsitakse, on nimelt see, et kuidas selline koristusrobot tuleb toime siis, kui kodus on vaibad ja mida ta ette võtab, kui on lapsed, kes mängivad väikeste legoklotsikestega. Inimeste kodudes on palju vaipasid ja paljud küsivad, et kas ta ronib nende vaipade peale või siis sõidab neist mööda, siis meie robotid valdavalt kuni 1,5 cm kõrgustele vaipadele ronivad väga hästi. Või siis, kui on hästi pikakarvalised vaibad, et siis seal ta teeb ka väga hästi tööd, et ta tegelikult kinni ei jää. Ja kui seal sees on siis mingi legoklotse või siis mingid muud puru, siis need lähevad ilusasti sinna roboti kogumispaaki ja pärast on väga lihtne neid sealt siis kätte saada, kui on midagi väärtuslikku. No igal asjal on väikesed nüansid ka olemas, et kui nüüd inimene tuleb siia teie juurde ja ütleb, et ta tahab endale robotit saada, ta on näinud, ta on sellest vaimustuses, et kas ta peaks väikese info ikkagi siin noormehele, kes siis on andma, et näed, mul on sellised kodus, et kui võib-olla pisikeste nüanssidega võib äkki masin ette jääda? No väga tähtis ongi meie see konsultatsioon siin koha peal, et meie esindaja üritab ikkagi võimalikult hea vajaduste kaardistamise ennem ära teha, ja seejärel siis pakkuda kliendile kõige parem ja võib-olla sobilikum mudel. Kui need mudelid, mis meil siin praegu valikus on üsna universaalsed, et sobivad nii koeraomanikele, kellel on need kassikarvad ja koerakarvad, või siis näiteks lastega peredesse, eks ole, või siis isegi nendesse kodudesse, kus on need väikesed ukseliistud, lävepakud, kust on vaja üle saada, et meil on sellised universaalsed masinad. Selline pühkimine, kui pühkimine, hoolikas perenaine ütleb alati, see ajab lihtsalt tolmu õhku, et mis sa selle peale kostad niisket koristust? No meie robotitel on selline asi, seal on sees 3 filtrit ka, ehk siis see tagastatav tolm on minimaalne, aga lisaks on võimalik sinna panna ka pesufunktsioon juurde, ehk siis inimestel on võimalik ka see raske mopitöö ka selle sama robotiga ära teha. 300 millilitrit läheb sinna vett sisse ja sellega saab koristada kuskil 45–50 minutit, et siis võiks uuesti paaki täita. Aga selle ajaga ta teeb kuskil 60–70 ruutu puhtaks. Kui nüüd inimene ikkagi ei osanud siin teie konsultandile kõiki oma kodu aspekte esile tuua, viib masina koju ja tuleb välja, et ühes kohas, teises kohas väikseid tõrkeid, et mis te siis teete? Eks me anname nõu, kui vaja oleme läinud isegi mõnele inimesele koju, aidanud äpiga selle masina ära ühendada. Et kui nüüd tõesti ei sobi, siis peaks seda algul katsetama kuskil puhtal pinnal, et ta ei tohiks tolmu sisse tõmmata. Et kui ta nii on käitunud, siis võib teise mudeli vastu vahetada. Ja mudeleid, ma saan aru, ei ole ainult mitte need 3 nagu siin või tegelikult 4-5, mis leti peal näha on, neid rohkem. Mamibotil on tegelikult siis maailmas kõige suurem valik kodupuhastusrobotid üleüldse, aga eestilaste lemmikuks on osutunud ikkagi need, mis me siin välja oleme pannud, et nendele joostakse tõesti tormi. Kuna Eesti inimene on väga praktilise meelega, siis need robotid teevad siis 2 asja ühe korraga, ehk siis see sobib väga-väga hästi eestlase natuuriga kokku. Jõulud on kohe-kohe käes ja seoses sellega ma ikka üritan kõigilt oma vestluspartneritelt küsida, et kas jõuluüllatust ka on? Jah, meil on meie Eesti klientidele 5-aastane garantii kuni aasta lõpuni, pluss lisaks, et kõik, kes toovad oma 3-4 aastat vana roboti meile, saavad uue selle kallima roboti 200 € soodsamalt ja see on kuni aasta lõpuni. Ja koristusrobotite loo tagasisidest siis nii palju, et kui meie eelmine eeter oli, see on siis isadepäeval, peale seda tekkis firmal robotitega väike vahe sisse. Ei jõudnud nii kiiresti tarnida. Ma usun, et jõuluajal võiks firmale samasuguse probleemi tekitada. Mida arvate?